Tere, ma olen Silve ja ma olen 7. B-s. Tere, ma olen Hendri ja ma olen ka 7. B-klassis. Ja te kuulate Tartu Forseliuse podcasti. Forseliuse mikrofon. Täna räägime Tartu kaasavast eelarvest. Ja meie ideest liikuma kutsuv õueala. Meil on täna siin külaline, nii et palun tutvusta ennast. Tere, mina olen Signe Salumäe ja olen Tartu Forseliuse kooli arendusjuht. Kust te selle idee saite, et teha siuke õueala meie koolile? See kooli õueala on meil praegu täitsa tühi. Seal on muruplats, mõned puud ja põõsad. Meil on üks slackline ja üks lauatennise laud. Ja kuna meil on õuevahetunnid, mis kestavad pool tundi ja me ei taha, et õpilased oleksid vahetundides koridoride peal lihtsalt mobiiltelefonides, siis me suuname neid ikka õue, et minge õue. Aga õpilased on öelnud, et õues ei ole midagi teha, sest meie koolis on tänaseks juba 644 õpilast ja kui sa mõtled, siis üks slackline'i tasakaalulint ja üks lauatennise laud, et ei jätku lihtsalt kõigile tegevust. Ja eelmisel õppeaastal me korraldasime siis koolisisese kaasava eelarve hääletuse, kus väga selgelt tuli õpilastelt välja see, et kooli õueala on liiga tühi. Seal ei ole liikuma kutsuvaid tegevusi. Kooli kaasava eelarve konkursile laekus siis 3 ideed, millest 2 olid mõeldud just õuealale ja 1 oli siis kooli sisse. Ja kas te mäletate, mis võitis eelmine aasta? Me saime siis selle slackline'i selle kooli külje peale. Just, Ninja Rada, mis siis oli 5. klassi tüdrukute idee. Ja selle poolt siis said hääletada kõik kooliõpilased ja õpetajad ja see näitab meile, et see on oluline teema, et me peame koolis midagi ette võtma, et oma õueala atraktiivsemaks muuta, et õpilased tahaksid õue minna, seal oma vaba aega veeta. Kellele see õueala siis mõeldud on? No eelkõige on ta mõeldud ikkagi meie kooliõpilastele, kellest siis ongi, nagu ma ütlesin, meil on üle 600 õpilase, veedavad poole oma päevast siin ja et kuna meil on 2 pikka vahetundi, et need saaks siis õues veeta. Nii et eelkõige suunatud siis 600 lapsele, kes igapäevaselt Tartu Forseliuse koolis õpivad, aga kuna meie kool asub Karlova linnaosa peatänaval, Tähetänaval, siis tegelikult siia õuealale võiksid tulla kõik, kes siin mööduvad. Eelkõige siis lapsed ja noored on ju muidugi. Et ta ei ole kuidagi suletud, ta ei ole aiaga piiritletud koolihoov. Meil on siin küll ilus hekk ees, aga see pigem on turvalisuse pärast, et lapsed ei jookseks lihtsalt autoteele. Aga tegelikult võivad siia tulla kõik Tartu linna inimesed. Ma olen kuulnud, et mõned õpilased ütlevad, et väljas ei ole väga midagi teha. Mis sina väljas tavaliselt teed? Käid sa üldse väljas vahetundidel? Jah, vahepeal mängin seal miniväljaku peal palli. Jah, meil on olemas ju miniväljak ja staadion, aga need on eelkõige sellised sportimise siis, ja pallimängude kohad. Aga et oleks natuke nagu sellist vaheldusrikkust rohkem, et ma ei taha praegu rahvaste palli mängida või jalkat taguda, et tahaks hoopis ronida või tahaks natukene, me plaanime sinna ka sellist nagu kiigeala, et saaks vanema kooliastme õpilased pesakiigus lihtsalt istuda ja ka juttu rääkida oma vahel, sest meil õues ju tegelikult ei ole ka väga selliseid kohti, kus istuda ja mõnusalt juttu rääkida. Aga kuidas me saaksime kuidas õpilased või täiskasvanud saaksid siis selle asja poolt hääletada? Hääletusega on nüüd niimoodi, et see on mõeldud kõikidele Tartu linna kodanikele, kes on Tartu linna registreeritud ja vähemalt 14-aastased. See nõuab seda, et sul on ID-kaart ja ID-kaardi paroolid või on tehtud mobiil-ID või smart-ID ja selleks on siis selline kindel keskkond nimega Volis. Aga kus siis nagu hääletada saab? Hääletada saab kas internetis või Tartu Raekoja platsil on infopunkt. Nii et tegelikult väga mugav. Oma mobiiltelefonis, kui sul on smart-ID, mobiil-ID olemas, siis saad hääletada. Ja hääletus siis kestab 3.–9. oktoobrini.
Eelmisel aastal võitis Tammekool endale liikuma kutsuva õueala just sellel samal konkursil ja seal ehitus käib juba, nii et ootan huviga, et milliseks nende siis kooli ümbrus muutub. Et kui ma aus olen, siis mind teeb täitsa kadedaks, kui ma vaatan, et mis teiste koolide ümber toimub, et ma tahaks, et meil oleks ka, et meie õpilased ka saaksid vahetundides mõnusamalt aega veeta. Kuidas teile tundub? Ja ma olen seal varem seal Veeriku koolides teine, ma olen seal Bomb Trackil käinud ja seal oli tegelikult suht lõbus olla. Kuna teie ise hääletada ei saa, siis kuidas saaksid nooremad kui 14-aastased kaasa aidata sellele, et meie idee saaks piisavalt hääli? Näiteks jagada teistele inimestele, kes saavad hääletada, et nad võiksid hääletada. Näiteks meie poolt. Näiteks vanemad, vennad, õed, sugulased. Kõik panna hääletama. Aitäh meie külalise poolt, et ta siia tuli ja meiega võttis aegalt meiega rääkida. Ja see on siis meie podcasti lõpp. Tulge järgmine kord uuesti kuulama. Aitäh teile ja kuulmiseni!